Tutvustan teile ühte tööriista ja ma proovin selle sõnastada ära. Aga see on minu jaoks isegi nagu raske sõnastada, sellepärast et mina tean, mis see tähendab minu jaoks ja samas ma tean, kuidas see on mind aidanud ja toetanud tööriistana väga palju. Aga mul on tunne, et see on individuaalne, personaalne, ehk siis, et see nagu igapäevane praktika iseendaga selle tööriistaga on hoopis teistmoodi võib-olla sinu puhul. Aga ma räägin läbi enda spektri ja siis sa saad aru, kas ja kuidas, mil määral sa ise hakkad seda kasutama. Tööriista nimi on siis 3D reaalsus on jumalik. 3D reaalsus, ma seletan, mis ma enda jaoks mõtlen seal all. See on see kõik maine. Praegu ma just jooksin mööda maja ringi. Siin on tuletõrjealarm, ma loodan, et see uuesti käima ei lähe. Ehk siis, et millegi pärast iga kord, kui ma seda videot proovin teha, sõidetakse väljaspoolt sisse. See on 3D reaalsus, see on väga konkreetne, maine, käega katsutav ja see on sinu elukullake. See ongi see, millest sinu elu koosneb. Ehk siis kõik, mis on sinu elus aktiivne praegu, siin ja kohe, see on 3D reaalsus. Miks ta jumalik on? Miks ma peaksin arvama, et see, kuidas asjad sõidavad mulle praegu siia sisse, et ma tahan teha teile seda videot, on jumalik. Sellepärast, et ma pean võtma vastutuse selle 3D reaalsusest, see on ka samal ajal minu looming. Minu reaalsus ei ole loodud nende samade elektrikate poolt, minu reaalsus on loodud minu poolt. Ehk siis, et nii palju on nagu ka toodud psühholoogide poolt seda välja, et kui kaks inimest panna samasse olukorda, siis nad näevad seda olukorda teistmoodi. Sina koged oma reaalsust teistmoodi. See ei tähenda, et sellest tuletõrjealarmist tuleb mingi pidu. Elektrik näeb seda omamoodi, tema proovib oma tööd teha. Mina näen omamoodi, olen närvis, et ma soovin videot teha. 16 kannu, kes on kõrval, nemad on närvis, sest nad peavad valvefirmaga, et nad kogevad seda sama olukorda ehk siis reaalsust väga erinevalt. Ja ta on jumalik sellepärast, et ma pean võtma vastutuse loomingu eest iseenda sees. Ja vastutuse võtmine, et kuidas muuta 3D reaalsus jumalikuks, iseenda jaoks tööriistaks, mille kaudu sa lood, mitte ei majanda, on see, et kuna sa näed ressurssi sellest. Mis hetkest sa hakkad nägema oma 3D reaalsuses ressurssi, igas olukorras, ükskõik kui nõme see olukord on, mis hetkel sa hakkad nägema selles ressurssi. Sellest nagu kadunud pusletükki, mis oli just sel hetkel vajalik tegelikult, aga kuna kõike seda tundus nagu liiga palju, siis sa ei näinud, et see oli lahendus, mitte probleem. Et sinu 3D reaalsus on lahendus, mitte probleem. See on see lause, mida ma iga kord endale meelde tuletan. Kui ma ütlen 3D reaalsus on jumalik, minu reaalsus ei ole probleem, vaid lahendus. See, kuidas ma näen seda lahendusena, see ongi see iseenda juhtimise tööriist. Ehk siis, et näha seda, et mis hetkest ma näen seda lahendusena, mitte probleemina. Ja ta annab mulle kinnituse väljaspoolt, et ma olen õigel teel. Kui ma räägin praktiliselt, siis see tähendab nii, et kui mina kogen mingit probleemi oma reaalsuses, siis ma hakkan enda sees rääkima sisekõne. Ma võin ka ChatGPTiga seda arutada, vahet pole, aga ma hakkan rääkima. See sisekõne, lihtsalt räägin. Ja proovin aru saada, miks see on mulle ressurss praegu. Proovin mõista alateadlikult ja teadlikult, miks mul on vaja seda kogeda probleemina praegu. Mis on see ressurss, mida tegelikult sealt on vaja näha, vaatan erinevaid strateegiaid ja mingi hetk mul kehas toimub plahvatus. Ma olen tõe jälil, ehk siis keha tõde sai ära tuntud. Ehk 3D reaalsus tahab, et me midagi tunnistaksime iseenda elus ressursina, mitte probleemina. Ehk siis, et ma tõin selle nähtavale. Ja nüüd ma saan lihtsalt lõdvestuda. Ehk siis käib plahvatus, tavaliselt tuleb emotsioon ülesse. Mina nende emotsioonidega tegelen siis saunas või jalutades või üksi olles. Ma ei käi inimeste ees nutpas. Ma tegelen selle emotsiooniga ära, mis tuleb selle keha plahvatusena ülesse. Ja lihtsalt siis luban olla. Ma ei lähe 3D reaalsusega üle majandamisse. Ehk siis, et tihti, mis siis järgmiseks juhtub, on see, et mu 3D reaalsus korraldub ümber. Ehk siis me oleme teinud enda sees väikse kvanthüppe, ehk siis imepisikese siukse muutuse, mingi märkamise, taipamise näol,
mis tegelikult muudab kõike, mis meie ümber on ja me näemegi seda olukorda lahendusena, ressursina, mitte probleemina või nõmeda situatsioonina, mis on tulnud meid kiusama. Ehk siis, et see 3D reaalsus korraldub ümber. Aga ma ei lähe ise juhtima seda korraldamisprotsessi, et ma ei lähe missioonile, et nii, ma annan taipamine, ma nüüd lähen korraldan selle 3D reaalsuse ümber. Ei, ma lihtsalt alguses luban olla, sellepärast, et kui ma lähen kohe korraldamisse, siis see emotsiooniline ülesseotus seal vahel loob uuesti sama olukorra. Ehk siis, et see ei lahene ära. Et ja mida ma nagu kutsun sind igapäevaselt vaatlema, on siis enda 3D reaalsust ja leidma sealt seest ressursse, lahendusi, ilma midagi tegemata. Ära mine majandama 3D reaalsusesse, oota, et see ise korralduks ümber ja usalda, et see korraldub ümber sinu jaoks õiges suunas. Ehk siis see järgmine teema, mis nähtavale tuleb sinu 3D reaalsusse, on õige ja see viib sind lähemale sinna, kuhu sa tahad tegelikult inimesena, ettevõtjana jõuda. Ehk siis, et see on nagu siuke huvitav, et sa märkad, sa hakkad enda sees tööle. Lihtsalt vaatad, kuna sa selle keha plahvatuse saad. Kui tuleb mingi emotsioon, siis luba see emotsioon ära kogeda. Siis lihtsalt ole, liigu oma eluga edasi ja vaata, mis siis muutub. Ja neid vaata, mis siis muutub. Ja enne seda kehatõe taipamisi, neid ma väga ootan, et te jagaksite siin video all. Ehk siis, et mis on need taipamised sinu jaoks, kuidas see kehatõe kerkimine sinu jaoks protsessina on ja mis see taipamine või ressurss on, mida see 3D reaalsus olukord on sinu hinnangul, sinu ellu, sinu loominguna tulnud näitama. Võta see looming ka vastu, miks sa oled loonud endale sellise probleemi oma ellu. Ja jaga seda ja kui sinna tuleb ka muutus, ehk sa märkad koheselt, et 3D reaalsus koheselt muutub, siis jaga ka seda, et märka ja teadvusta, kuhu suunas see sinu reaalsus muutub. Ehk siis ma loodan, et te leiate oma viisi, kuidas 3D reaalsus jumalikuks muuta sellisel viisil, et see päriselt tõstab kvanthüpetega teie teekonna kvaliteeti tohutult. Ja te tulete lähemale iseendale, mitte kaugemale ei liigu iseendast. Ja lõpetage 3D reaalsusega ülemajandamine ära. Tehke tööd enda sees ja siis vaadake, mis toimub ümber teie. Mis on see muutus, mida sa juba lood.